Tere, olen Anne Raud, Narva muuseumi ekspositsioonijuht, aga tegelikult tegelen ka teiste osakonna projektidega. Ja on väga hea meel jälle esineda konservaatorite ühingu seminaril ja nüüd uues rollis juba Narva muuseumi esindajana. Ja kohe minuga liitub ka Maria Väinsaar ja koos me tutvustame teile projekti, mille nimeks on Narva puitbarokk. Ja see on siis Narva muuseumi, EKA ja ka Pallase koostööprojekt. Ja nagu te teate, Narva on olnud väga kaunis linn. Ta on ka praegu väga kaunis linn, lihtsalt teistmoodi kaunis. Aga ta on olnud väga ühtlaselt barokne linn. 1659. aasta tulekahju tulemusena põles terve linn maha, aga õnneks otsustati seda taastada ja siis väga lühikese aja jooksul see oligi valmis ehitatud nüüd kivist ja nüüd ka ühes stiilis, milleks oli barokk. Ja siis teate ka, mis sellest linnast sai, et märtsi pommitamise tulemusena 1944. aastal jäi sellest linnast väga vähe. Ja siis 50-ndatel tegelikult võib öelda, et ei jäänud enam midagi. Ja miks need pildid on olulised, et siin on näha kirikuid, millest edasi tuleb juttu ja miks meie puitbarokk ongi kõvem kui kivimüürid, sest nendest kirikutest kahjuks nende müüridest ei ole mitte midagi enam alles, aga puitbarokk, mis seal pärineb, on meil täiesti olemas. Ja loomulikult, kui vanalinna meil ei ole, seda on natuke rohkem, kui tavaliselt arvatakse, et lisaks nendele mõnedele üksikutele hoonetele, mis meil on säilinud, meil on päris palju linna maa all ja päris palju ka erinevaid fragmente, mis meil on alles. Ja nende fragmentidega on erinevalt läinud, näiteks nagu nende skulptuuridega on läinud õnnelikult, et nad on muuseumi kogu osa ja praegu ka väljas näitusel Linn, mis ei unune. Väga soovitan näitust, et seal on üle 100 erinevat vanalinna fragmente. Et kui lähete sinna, siis tekibki see ettekujutus, et see linn ei olegi täiesti kadunud, et tegelikult seda on alles. Aga kõikide fragmentidega ei läinud nii, et nad oleksid saanud muuseumi kogusse. Meil on ka päris palju selliseid fragmente, mis jõudsid küll muuseumisse 50-ndatel, aga nendega ei jõutud midagi ette võtta. Ja siis üks nendest kogudest ongi meil puitbarokk, millega me projekti raames tegeleme. Aga lisaks tegelikult puidule meil on ka raidkivide fragmente, ja me juba vaikselt alustasime ka nende uurimist. Meil on Narva raidkivi projekti esimene etapp tehtud, mis on siseliselt sama formaat, mis on puitbarokk. Meil on ka hauaplaatide kogu, mis on meil küll lõpuks kenasti eksponeeritud. Kõik, kes Narva linnuses on kunagi käinud, on näinud neid hauaplaati, mis on linnuse müüri vastu lihtsalt pandud. Et nüüd nendest sai ilus näitus, aga need tegelikult kahjuks siiamaani ei ole konserveeritud ega museaalidena arvele võetud. Siis meil on ka erinevaid sepistatud fragmente, mis veel ootavad ja ka teisi üllatusi. Ja siis mõtlesime, et kuidas me puitbarokile läheneme ja inspiratsiooniks on üks projekt, kus paljud teist kindlasti on osalenud, mida te teate hästi, Narva-Iisu ikoonide päästetalgud. Kui juhtus suur õnnetus või tegelikult kuritegu, mitte lihtsalt õnnetus, et Narva-Iisu kirik oli siudetud, sai väga palju ikoone kannatada ja siis konservaatorid üle Eesti käisid Narvas neid ikooni päästmas. Aga teiseks inspiratsiooniks on ka meie vanad head EKA praktikad. Olles ise EKA inimene, tean väga hästi, kuidas see käib, kui grupp tudengeid läheb objektile, terve nädal tegutseb seal ja päris palju tööd saab tehtud ja tudengid saavad väga head kogemust. Ja siis mõtlesimegi, et midagi sarnast sobiks meie puitbarokkile. Ja siin pildilt te näetegi, kuidas me projekti alustasime, kui meil peaaegu kõik need fragmentid olid välja toodud ja siis alustasime nende inventeerimist. Ja ma täpsustan ka, kui ma räägin puitbarokkist, loomulikult Narvas oli tohutu palju
tohutu palju puitbarokki, aga antud kontekstis ma räägin konkreetselt sellest puitbarokki kogust, need on objektid, mida oli umbes 70, mis ei saanud muuseumi kogusse arvele võetud ja millega ei ole väga tegeletud kunagi, et siis üle 70 aasta tegelikult see kogu ootas, et keegi tuleks ja võtaks seda ette. Ja siis esimene osa oligi, et meil on vaja aru saada, mis meil on, kui palju seda on, mis seisukorras see on. Ja oligi palju vaatamist, mõõtmist ja mõtlemist. Ja siis, kui me projekti planeerisime, me tahtsime, et sellel oleks mitu erinevat osa, et see ei oleks lihtsalt inventeerimine, konserveerimine ja kõik, et me tahtsime, et see oleks natukene nagu populaarteaduslik projekt, ütleme, et see oleks ka teisi osa. Loomulikult inventeerimine, konserveerimine on tohutu oluline ja see oli prioriteet, aga kui meil tudengid või kõik projekti osalejad olid kohal, me tegime ka päris palju ekskursioone, me käisime linnas, vaatasime näitusi linnuses ja kunstigaleriis ja linnaekskursioonidel käisime ja oluline osa oli ka loengud iga projekti raames, mis meil on siis Puitbarokk 1 ja 2 ja Narva Raidkivi. Me tegime loengusarju, umbes 4 loengut, mis siis aitavad mõista Narva ajalugu ja selle pärandi tähtsust. Loomulikult projekti raames teeme uuringuid ja siis nende tulemusena tulevad toredad avastused. Ja võib-olla ma teen sissejuhatust sinna ja siis annan sõna Mariale üle, et need 2 etappi, mis meil sai tehtud. Esimese etappi raames kõige olulisem oligi inventeerimine, et aru saada, mis meil on, kui palju seda on säilinud, kui heas seisus see on ja mida sellega üldse edasi teha. Ja nüüd annan küll sõna edasi Mariale, kes juba lähemalt tutvustab, mis me projekti raames oleme ära teinud. Ja, ma räägin küll ka väga kokkuvõtvalt, et siis natuke siis sellest esimesest ja teisest puitbarokk siis etapist, et esimene oli siis 2023. aasta oktoobris. Toimus nädal aega, et siin on meil slaididel märgitud küll osa sellest meeskonnast, aga sellele järgnev eeltöö ja siis järeltöötlus, andmete töötlus on nagu palju rohkem inimesi hõlmanud. Et siis esimeses etapis tudengid inventeerisid need 70 detaili ära, et mõõdistasid, kirjeldasid, tegid konserveerimissoovitusi. Ja teostasid ka puhastamist väiksemal määral ja siis natukene kinnitamist ja sellist kergemaid eelkonserveerimistöid. Et mida siis muuseum ise soovis, oli siis kuna nad peale konserveerimist soovivad võtta arvele detailid, et soovisid ka muisiga seotud siis täpsemaid andmeid ja andsid meile natukene ette, et mida nad täpselt siis soovivad ja selle põhjal me koostasime tudengitele ette planšetid EKA muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna digiteeki, mida nad siis said täita enda iga objekti kohta. Et need on ka avalikud ja kättesaadavad EKA digiteegis, et ma arvan, et enamus olete juba EKA digiteegiga tuttav, et kui ei ole, siis kindlasti soovitan vaadata, seal on väga palju erialast materjali läbi aastate siis muinsuskaitse konserveerimisosakonna dokumentatsiooni erinevatest seminaridest, üritustest ja objektidest. Aga meil siis osalesid praktilistel töödel Pallasest, skulptuuriosakonnast tudengid ja siis muinsuskaitse osakonnast. Ja et selles suhtes tudengid teostasid selliseid primaarseid tegevusi, et see on väga tore, et nad jõudsid esimesel etapil siis teostada kogu selle inventeerimise ära ja teises etapis me siis täiendasime neid andmeid, võtsime need üle ja siis tegime täiendavaid uuringuid. Esimeses etapis nad ka tuvastasid mitmeid objekte, et meil siis ongi need 70 detaili, nii vabandust, läksin valele poole.
et need 70 detaili pärinevad siis 2 kirikust, et me oleme nüüd praeguseks peaaegu kõik detailid ära tuvastanud, et siis 2 puitbarokk-etapi raames suutsime umbes pooled detailid tuvastada ja siis praeguseks on umbes 9 detaili tuvastamata, et nad jagunevad enam-vähem pooleks, et pooled on siis Narva Jaani kirikust 2 raamidetailid, et mida te siis nii näete, siis siin on foto Narva Jaani kirikust, kus siis nool suunab siin paremal olevale siis raamile, mille detailid siis olid meie töötoa ja ühe nendest 70 detailide osad, et raamidetaile on 29 ja siis praegu on tuvastatud teise kiriku, siis Issanda muutmise kiriku detaile on üle 30. Et nii, siin te näete siis peale inventeerimist teostatud selline siis reedel, viimasel päeval, et pandi kokku, et visualiseerida seda raami, et tundus siis, et äkki on need raamidetailid kuidagi koos, et me saame mingisuguse ettekujutuse. Et siin ei ole küll kõik raamidetailid ja osad kordavad, kuna nad pärinevad siis 2 identselt raamilt Jaani kirikust, mis on siis 1738 teostatud. Nii. Muidu raami sees ole maal, mille mõõt on 2 × 3 meetrit. Et pildi peale võib tunduda veel suurem, ta on tõesti väga suur, aga see oli 2 × 3 meetrit. Ja nende Jaani kiriku maalide asukohta me ei tea, kui kellelgi on mingi informatsiooni või midagi selle kohta teab, et siis muuseum väga ootab. Et siin on siis markeeritud 3 detaili, et mis on siis, mida oli esimeses etapis määratletud, et mille asukohad me leidsime. Aga teises etapis me siis jätkasime seda tuvastamistööd koos tudengitega, et praeguseks hetkeks on siis umbes 1/3, et nendest 70 detailist on konserveeritud, et ja teine etapp toimus siis 2024 jaanuaris, oli samamoodi siis ühe Pallase skulptuuriosakonna tudengi, kes esimeses etapis osales ja siis EKA muinsuskaitse konserveerimisosakonna tudengite selline nädalane projekt. Et me lähtusime sellest põhimõttest, et me üritame võimalikult väheinvasiivsed olla ja teostada siis selliseid peamiselt konsolideerivaid protsesse, et esemed oleksid valmis kogusse võtmiseks. Ja üks suur osa tööst oli ka detailide ühendamine, kuna osad detailid olid siis mitmeks tükiks seal kogus, et siis me ka tuvastasime ja ajasime, panime neid tükke kokku. Et mis aitas ka väga palju siis vaadeldes neid ajaloolisi fotosid, et tervikpildina siis leida üles palju kiiremini neid detaile kui nende väiksemate fragmentidena. Et teise etapi raames teostas Riin Rebane ka XRF uuringud ja teostasime siis 6 objektilt ka mikrolihvid. Et peamiselt oli nende siis seisund väga erinev üllatuslikult, et küll ühtne oli see, et peaaegu kõik detailid olid enda algse viimistlusega. Väga vähesed detailid olid kas osaliselt või tervenisti üle värvitud. Et nad olid ka tõesti väga erinevas seisundis, et meil kahjuks ei ole dokumentaalseid andmeid, mida on nendega aja jooksul teostatud. Et osad detailid, ma panin siin erinevaid näiteid natukene, et see esimene siis on hea näide detail 1 ja 25, mida me siis teises etapis kokku ühendasime, et on näha, et siis detail 1-ga on eemaldatud millalgi arvatavasti muuseumis terve viimistlus, aga siis tema juurde algselt kuulunud detail 25 on siis säilinud enda algse viimistlusega. Et siin number 2 detail, et meil on siin ajutised, praegu ajutised lihtsalt numbrid. Et see on väga heas seisukorras, et ilmselgelt kui seal vahepeal, kui kirik pommitati 44 ja 51-sel anti siis üle muuseumile detailid, et nad pidid ilmselgelt olema hoiustatud kusagil, mitte seal väljas
varemete vahel. Aga huvitav on just see, et neil on nii erinev seisund, et nendega on tehtud ilmselgelt mingeid erinevaid protsesse, mõned detailid on ka nähtavalt konserveeritud. Aga mida siis meie teostasime, et peamiselt siis puhastamist ja konsolideerimist, kuna siis eriti siin siis vasakul pool olevad Jaani kiriku raamidetailid olid enda tehnoloogilise algse ülesehituse poolest siis väga õhukese kriidigrundiga puidu peal ja seetõttu suuresti tulenevalt selle tõttu ka oli see viimistluskiht ja grundikiht väga pudenenud, väga lahtine. Et siis meie suurem osa siis sellest teisest etapist oli siis grundi ja viimistluskihtide konsolideerimine. Et selleks me kasutasime erinevaid konsolidante, valdavalt siis MFK-d, Lascaux MFK-d ja siis konsolidanti dispersioon K52. Ja väga erinevas kontsentratsioonis, et osadele detailidele spreisime peale, mis olid täiesti pudeda viimistlusega. Osadele siis pintseldasime, osadele süstisime ja siis puitosasid kokku liimisime neid fragmente siis konserveerimiseks mõeldud sellise paksema kreemer kalaliimiga valdavalt. Nii, siin te näete natukene sellist visualiseeringut, et see on siis 2 fotost kokku pandud Narva Issanda muutmise kiriku altarisein. Et siin ma panin natukene kõrvale neid detaile, et kus nad siis pärit on. Et me oleme küll tunduvalt rohkem juba leidnud üles need fotode järgi ja määratlenud, aga osad detailid ei ole fotodelt nähtavad ja siis mõningaid, aga jah, annab sellist ettekujutust ka nende erinevast seisundist ja kus nad siis pärit on. Nii. Ja... Aga vabandust, ma kokkuvõtvalt siis ütlen korra ühe lause veel, et me alustasime siis 70 detailiga, nüüd me oleme neid fragmente kokku liitnud ja praegu on siis 58 detaili. Nii. Ja projekti oluline osa oli ka mitte ainult objektide dokumenteerimine, vaid ka projekti dokumenteerimine, et me saaksimegi tutvustada seda kas või teile täna. Ja meie muuseumi lehel võib leida projektid ja seal on nimekiri meie projektidest, mis me oleme viimase paari aasta jooksul ära teinud. Ja siis nende seas on puitbarokk 1, puitbarokk 2 ja ka Narva Raidkivi. Ja siis iga projekti lehel on ülevaade sellest, mis sai tehtud, on fotod ja kõik loengud, mis sai tehtud projektide raames, on ka siin täiesti olemas. Need võib ka YouTube'ist leida või guugeldada, aga minu meelest siin on just kõige parem ülevaade, kui te tahate neid ise vaadata. Ja siis meil on ka üks video, mida me näitame teile, mis on ülevaade meie projekti teisest etapist. Ära veel ära mine. Ei tule. Huvitav. Võib-olla peab tõstma sinna teisele ekraani. Katkesta eksitus ära. Nii. Pane kinni, jah? Pane see kinni. See oli viimane slaid. Meil on paar veel tegelikult, aga... Siis... Aga selle projekti dokumenteerimisega ongi nii, et me esimest korda muuseumist tegime üldse selle tüüpi projekti ja teadsime, et me tahame seda näidata ja tutvustada, aga kuidas seda teha. See video muidu on ilma sõnadeta, et seal muusika taustaks, et pigem meie räägime teile taustaks midagi veel. Et esimese projekti kokkuvõtteks me tegime loengu formaadis ülevaadet ja siis mõtlesime, et võib-olla see ei ole parim lahendus ja siis iga kord oleme katsetanud, et kuidas veel saaks seda teha. Ja siis teise projekti raames tegimegi sellest video ülevaadet, kuhu veel lisanduvad subtitrid ja see läheb ka YouTube'i. Aga näiteks Narva Raidkivi projekti raames, mis oli siis 3. me juba tegime video ülevaadet,
kus me tutvustame, mis me seal teeme ja lektorid, kes osalesid, ise ka räägivad, tutvustavad oma loenguid ja miks Narva teema neile huvi pakub. Jah, et me alustasime tudengitega esimesel päeval, siis natuke tegin väikse teoreetilise loengu konsolideerimisest ja üldse siis arutlesime läbi, et mida nagu nende detailidega teha, et mida me jõuame ja mis põhimõtetel. Et siin te näete, kuidas nad siis kogus praegu on hoiustatud. Inventeerimist ja siis seda konserveerimisetappi teostasime Narva siis kunstigaleriis, et kus on ka siis hoidlad. Et siin te näetegi siis nende valdavalt siis raamidetailide seisundit ja konserveerimistöid. Ja väga soovitan vaadata siis Narva Muuseumi kodulehelt neid loenguid, need on väga huvitavad, väga eriilmelised Narva ajaloolisest taustast ja seal on ka väga hea siis ülevaade sellest arhiivsest poolest, et mida siis Triin Grönström ja Hannes Vinnal valdavalt räägivad, et mitu loengut on siis nendest selle projekti tervest nagu arhitektuuri taustast natukene Ja loengusarja me alustasimegi sellest, et Hannes Vinnal ette valmistas meile loengu, kus ta tutvustas, mis materjale, mis arhiive me võiksime kasutada, et üles leida pilte ja materjale, mis aitaksid meid siis tuvastada objekte. Aga meil on ka loenguid, mis on nagu laiemalt sellised, näiteks loeng barokkist Narvas, loeng Narva vanalinnast, mis meil on säilinud ja siis ka sellised võib-olla mõned teoreetilisemad, näiteks loeng fragmentaarsusest. Ja siin näete ka, kui suur see meeskond tegelikult on ja see ei ole kõik, ma luban. Neid inimesi on veel rohkem, kes on siia panustanud. Ja viimane kord juba oli väga palju partnereid, et kuna meie meeskonda tulevad inimesed üle Eesti, kes töötavad väga erinevates asutustes, siis on väga tore meeskond. Ja lõpuks räägime teile natukene meie plaanidest, mis me veel tahame teha ja siis saate oma küsimusi esitada. Jah, et meil on plaanis veel konserveerimistöödega edasi tegeleda, et mis siis jätkub järgmine aasta. Et mõtleme, jah. Ja siis jätkub uurimine ja detailide tuvastamine. Et vaatame siis, kuidas läheb. Et siin on ka väike tsitaat Jüri Martin Lepalt, kelle magistritöö osa on siis ka suuresti Narva siis ajalugu ja see fragmentaalsus. Aga ma arvan, et sellega me lõpetamegi praegu. Me täname väga kogu projekti meeskonda, kõike, kes meid aitab ja toetab ja loomulikult teid, et tulete meid kuulama. Aitäh! Nii, küsimusi. Kas teil edasi plaani selle uitraamiga on? Ma ei tea, sina Loomulikult plaani meil on väga palju, et kui palju me saame teostatud, praegu ei saa midagi lubada, aga meil toimus just teise etapi raames selline väike avalik
arutelu, mis meil on ka YouTube'is väljas ja minu meelest seal käis läbi selline mõte, et raami võiks proovida eksponeerida tervikuna ja et seda ei peakski tegema isegi muuseumis, vaid näiteks Aleksandri kirikus. Aga kas see õnnestub ja kas tingimused kirikus näiteks lubaksid üldse seal midagi eksponeerida, et veel peab vaatama ja mõtlema? Küsida selle tuvastamise kohta, siis tundub nii tore detektiivitöö, et kas te teete seda siis fotode järgi või mingite kirjelduste järgi? Jah, et üldiselt fotode järgi, kuna on ikkagist mitmeid ajaloolisi fotosid häid alles, et 40-ndatest on mõned kvaliteetsed fotokogud, et aga visuaalselt tegelikult neid tükke koos vaadates sa näed seda viimistlust, kuna tal on algne viimistlus küll väga erinevas seisundis, aga lihtsalt ta on nii sarnane, et juba kohe üpris kiiresti oli aru saada, et need on kusagilt samast kohast ja siis see nagu lõng hakkab liikuma. Aga see on jah, see väga see põnev osa alati meie töös, on ju, et ja siin ma lisan ka, et tegelikult me oleme natuke hädas fotodega, et kuna Isanda muutmise kiriku altar asus ikonostaasi taga, siis meil väga ei ole häid pilte, et see, mis te nägite, ongi parim, mis meil on ja nende järgi tuvastamine on päris keeruline. Kui peaks juhtuma, et keegi teist teab, kus on olemas mõni foto või olete näinud või teie muuseumis on, et oleme väga-väga tänulikud, see aitaks kindlasti meid palju. Aitäh!